Siit sa saad omale mikrofoni ja kõik täitsa läbi valida, sul on mikrofon. Tere! Kas te olete kohal? Kas te olete kohal? Kes ei ole kohal, ütle jaa. Kõik mu slaidid ka on. Ja slaidid on meil võrgavad sealt poolt ja julgelt lihtsalt ütle, et ja palun järgmine slaid, eks ju. Aga kes seal vahetab? Jälgita? Selge, okei. Tere päevast! Tere päevast! Väga tore. Minu nimi on Epp Aarder ja ma olen enesemeistelikkuse coachi koolitaja. Ja mul on siin väga tore teie ees olla. Ja mina mõtlesin, ma räägin teile samamoodi, miks ma teen seda, mida ma teen, kuidas ma selleks sain, miks ma tegelen noortega väga suures osas, et miks ma teid armastan ja peamine on see, miks ma teid kunagi tööle võtaks. Ehk kõik räägivad noortele väga palju, kuidas endas uskuda ja see peab olema see, kes sa oled, aga reaalsus on see, et valdav osa noori, et ma töötan, siis ma neid tööle võtaks. Ja seetõttu kuna see, üks asi on see väga tore, et ma arvan, et ma aktsepteerin ennast. Mis tähendab, et ma ei oleks kunagi ei saanud tahta saada selleks, sest ma tean, et selline toimus. Ja see, mis on minu karjääri jooksul olen näinud, et ma ei ole ainus. Ja see kurb lugu on see, et ma ei ole ka erand. Ja need enamus inimesed, kes see, mis välja paistab ja see, mis nende sees toimub, valdav osa inimesed on sees, ehk kõigi meie eesmärk on olla normaalne. Küsimus on, mis see normaalne on? Kas sinu normaalne sobib ka mulle? Ja minu, kui siin eelmises esinejad küsitud, et kas nüüd on narritud, siis minu esimene kiusaja on ju vend. Ja see võiks väga kaua aega, et ma julgeksin sellest rääkida ja teadvustada endale seda, et mul ei olnud kodus turvaline. Ehk ma olin väga tubli õpilane, ma olin kõiki arvates olin väga tark, siis teiste arvates olin ma ei tea, kas kuna minu välimus on alati olnud väga keeruline teema, ma ei tea, kas ma olen piisavalt normaalne. Mingil hetkel, kuna ma olen sellise anorektilise mõtlemisega olnud ilma anoreksiasse langemata, sest mulle meeldis süüa ja ma ei saanud päris täpselt aru, ma teadsin, et ma ei ole õige, aga ma ei saanud aru, mis ka viga on. Aga küll ma teadsin, et mu kehas on 2 normaalset keha osa, naba ja kõrvad olid hästi välja tulnud, ülejäänud oli ikkagi selline jumala õnnetus. Ja seetõttu ma ei saanud kunagi ennast teiste inimeste koos vabalt tunda. Ja ma tean, et valdav osa noored ei julge ennast teiste inimeste koos vabalt tulla. Sellepärast, et ma pean kogu aeg teistmoodi olema. Sest meil on vaja tunda ennast armastatuna, meil on vaja tunda ennast humansena. Aga selle minu loomis tähendab seda, et mul selline baas on väga madal enesehinnang. Jah, ma võin olla teatud asjades enesekindel, aga madal enesehinnang jääb. Ja see on hästi oluline asi, et kuna ma usun, et väga paljudel teist on väga madal enesehinnang, sest see on üks asi, mis Eestis tuleb meil hästi välja, on madala enesehinnangu kasutamine. Ehk ma ei tea, kas ma olen piisav, ma ei tea, kas ma olen väärtuslik ja ma ei tea, milline ma pean olema, et olla väärtusliks. Milline ma pean olema, et olla väärtuslik oma vanemate silmis. Et millisel hetkel mul on õigus saada tingimused armastust. Kas ma saan kiitust ainult saavutuste poolt või mitte? Kas ma olen armastatud, sest mu keha on õige? Kas ma olen armastatud, sest mu soeng on õige? Kui me räägime noortelt, kui te ütlete, olen kindel, et osadest ütlevad, et ja mina olen väga unikaalne. Kui te vaatate enamasti koolis, kuidas käivad tüdrukud riides, kuidas käivad poisid riides, millised soengud teil on, siis see annab märki, kui unikaalsed te tegelikult olete. Ehk küsimus on, kui palju ma julgen erineda, kui palju ma saan erineda. Sest öelda seda, et erineda, oleks väga-väga vale sobitus. Aga võib-olla see teine pool, miks ma teen seda, mida ma teen, et üks asi on see, et ma tean seda, kui raske on elada nähtamatu ebakindlusega. Sest minu puhul, mul on minu parimad sõbrad öelnud, ma ei usu. Ja mu elus ei olnud mitte kunagi ühtegi õpetajat, sealhulgas minu vanemad, mitte ühtegi täiskasvanud, kes oleks kunagi näinud või kahtlustanud, et minu sees on midagi totaalselt katki. See asi päädis sellega, et 10-11 klassi ma käin koolis. Aga ma olin õppinud ära, kuna ma sain väga noorest peast aru, et mu vanemad täiskasvanud inimesed on lollakad ja neid on võimalik ära petta. Ehk ma sain väga kiiresti selgeks, kuidas saada viisi. Et minu viite saamine on ainult taktika, seal ei ole mitte mingisugust muud asja vaja, sa pead aru saama iga õpetaja puhul, millisel kujul sa talle vastama pead, et sa 5 kätte saaksid. Poistel oli keerulisem, sest poisid on teatavasti 3-lised. Tüdrukutel on 5 palju lihtsam saada ja seetõttu minu jaoks oli alati nagu imelik, kui keegi nii-öelda kakles õpetajaga mingi hinde pärast. Aga samamoodi, kuna mind päästis krooniline põskooba põletik, ma ei tahtnud koolis käies, ma lihtsalt ei suutnud teiste inimeste hulgas olla. Ja
Ja siis ma käisin oma vabandusväljenduse eest, aga natuke totaka perearsti juures, rääkisin talle üks vahva loo jälle kokku, kus mul on palavik ja nii ta kirjutasin jälle nädalaks koju. Ehk ma ei puudu mitte kunagi põhjuseta, aga reaalselt on see, et ma olin iga kuu vähemalt nädal aeg kodus. Ja selle aja jooksul mitte ükski täiskasvanu ei kahtlustanud mitte kunagi, et äkki midagi muud on viga kui nohu. Aga see nohu on turvaline viis. Ja see loo moraal on see, et vahel ma tunnen, et ma ei tohi seda juttu rääkida. Sellepärast me teame, et me peame õpetajatele hästi rääkima, me peame vanematele hästi rääkima. Reaalsus on see, et me saame oma varu meilt. Ja ei ole see, et nad on pahad, nad andsid nendest parima, sest nad lihtsalt ei osanud. Aga see on mind inspireerinud aitama täiskasvanudel olla head mentorid. Mul ei ole vaja sellist lolli kiitust, aga mul on vaja õiget peegeldust, millest räägime kohe. Ja sellest tulenevalt, et kuna mina igatsesin seda, et keegi päriselt näeks või et ma tundsin, ma olin nähtamatu, kuna ma pidin kodus nähtamatu olema ja ma olin tubli, siis kõik oli hästi. Aga selles mõttes, et kas päriselt oli ka kõik hästi. Ja see on võtnud väga pikk teekond olnud aktsepteerida ennast. Et kui siin eelnevad kõnelejad samamoodi soovitasid, et usu endasse, jah, see on ainukene soovitus, aga ma tean, kui raske sinna jõuda on. Sest sul on vaja uskuda seda ja kui reaalsus on see, et sind narritakse, sind ei aktsepteerita, sa ei kuulu ägedate gruppi, siis on väga raske hakata endast uskuma ja saada, teie vanusesse on kohutavalt raske saada aru, milline on normaalne mina. Kuidas saab olla normaalne, kui ma olen teistsugune? Ja kui teistsugune on turvaline tegelikult olla? Tüdrukutel on see raske, poistel on see kohati veel raske. Ja sellest inspireerituna ma 13 aastat tagasi asutasin noorteorganisatsioon, mis ei ole noorteorganisatsioon, see on noorte võimestamise organisatsioon Hea Test. Ta ei ole noorteorganisatsioon, sest seal pole ühtegi noort liiget. Aga seal Hea Testis ma siis korraldan maailma kõige toredamaid noortelaagreid, mis siis loovad sellist ja sinna tuleb ikka sisse niimoodi ühest otsast tulevad sellised padu ebakindlad tegelased, kes usuvad, et nad ei ole head selles, teises ja kolmandas ja siis välja lähevad, ma arvan, sellised tulevased liidrid, juhid, aga eesmärk ei ole juhte kuulutada. Minu eesmärk on vabastada neid, minu eesmärk on anda nendele ruum, kus nad tohivad julgeda mängida. Ja see mängu idee on nagu see, mis on kõikidest alus ja Eestis lõpetavad noored väga varakult mängimise. Sest mängimine on nõme ja mängimine on titte tõesti. Aga mängus on peidus sinu suhtlemine, mängus on peidus absoluutselt kogu elu, sest kogu elu ongi mäng. Ja lisaks sellele olen ma ka Tartu Ülikooli õppejõud, aga need kõik asjad, ma teen kõikides asjades sellised, mis ei ole päris tavapärane. Mis tähendab seda, et ka karjääriliselt saada tunnust, mul on peaaegu võimatu tunnustust saada, sest ma ei tee mitte ühtegi ametit, mis kuuluks tunnustamiskategooriatesse, mis tähendab seda, et mul on pidanud tohutu nendega tööd tegema, et iseennast tunnustada ja aktsepteerida seda, et mulle meeldib mingid asjad tegemine. Ühtegi asja ma et sellepärast, et karjäär oleks, minu motivaator mul peab olema tore ja ma peab olema vaba. On 2 asja. Ja lisaks olen ma ka Eestimaa Looduse Fondi vabatahtlik talgujuht. Ehk aitan konni üle tee ja puhastan mustale Toonekõrele jügesid. Nii, aga vaatame, mis sealt edasi tuleb. Nii, aga mis see enesemeisterlikkus, ma juba mainisin. Enesemeisterlikkus on iseendaga hakkama saamine, oma selle friiklusega, ükskõik milline friik sa endaks oled, selle kandmine. Olen ma siis kole, olen ma loll, olen ma tark, vahet pole, mis sildid sina endale külge oled pannud või keegi teine sulle külge pannud on. Aga sa pead iga päev, ükskõik kui toredad sõbrad sul on, võivad olla maailma kõige armastamad vanemad, maailma kõige toredamad klassikaaslased, kõige toredamad sõbrad, või oled sa üksi. Meil kõigil on oma lugu, mitte kellelgi ei ole täpselt samasugust lugu. Aga mäng on sama, iga hommik ärkad sa üksi ja õhtul pead sina siiski siin peas oma selle plaadi kinni panema. Et see, mis räägib sulle siin mingisugust asja, sina pead selle kinni panema, et magamine oleks võimalik. Ehk see vaikus peab päevast tekkima ja seda saab teha ainult sina üksi. Ja võib-olla 2 hästi olulist asja, mida ma tahaks kommenteerida, mida hästi palju nagu inspiratsiooni ja motivatsiooni kõnedes räägite eelnevad kõnedes rääkijad, on see soovitus kuulama sisehäält. Jah, tõesti jälle ainuõige soovitus. Küsimus on, milline see sisehääl on nendest häältest, mis su peas räägib. Kui su peas räägib hääl, mis ütleb sulle, et sa oled paks ja kole, siis usu, see ei ole sinu südamehääl, vaid see on sinu kaitsehääl. Kui sinu peas räägib kogu aeg jutt, kõik teised on lollakad, siis see ei ole sisehääl. Ehk asi, mis on tegelikult nii-öelda selline elujooksul kasvamise küsimus, kuidas õppida ära tundma sellest laulupeost, mis su peas toimub. Milline nendest häältest on tegelikult sinu sisehääl?
see on samamoodi see, et kui soovitatakse, et seada eesmärgid, minu jaoks on see, ma arvan, see on kõige raskem soovitus, sellepärast et samamoodi, aga millised on minu eesmärgid ja millised on need eesmärgid, mis ma arvan, et mul peavad olema. Ehk küsimus on, kui vaba ma tegelikult valikutes olen. Kui ma tulen mingist piirkonnast, siis te teete oma valikuid sellest tulemust, mida te olete näinud. Ja te teete neid, kui te ei ole väga julged, siis te julge teha oma lähedastest teistsuguseid valikuid. Siis te kõik saate mingi storyline'i kodust kätte. Meie peremehed on alati olnud matemaatika lollpead, mis tähendab seda ootamatult, sina võtad selle sildi endale omaks ja sa ei ole vaba valima, kui sind huvitab salamisi matemaatika. Ehk me kogu aeg töötame selle nimel, et me peame kuuluma. See on üks asi, mis on inimese kõige suurem majandus. Me peame olema armastatud ja kuuluma. Aga selleks me peame olema kuidagimoodi aru saada normaalselt, et neid suudetakse armastada. Ja seetõttu on öelda see, et mis on minu eesmärk. On jälle seesama, et kuulamas ise häält ja mis siis on minu eesmärk. Et kas minu eesmärk on nüüd saada seesama kas või see, et milline on minu kehale sobiv norm. Seda on jube raske leida, sellepärast, et mitte ükski teine inimene maailmas ei ole sina. Ja sa oled täiesti teistsugune, mis tähendab seda selle eesmärgini, samamoodi õppima minemine. Kuhu mina jõudsin, ma ütlesin, et jah, mul oli 16 eluaastani standardvastus valmis, lastarst, siis ma sain aru, ma ei taha lastarst olla, siis ma olin iga 2 kuu tagant vahetus ja gümnaasiumi lõpuks ma jõudsin seisu. Ja ma olin selline kõige arvates mingisugune tohutult kõige targem õpilane. Ma olin seisus, ma käisin TV-del, siis ma ei osanud seal midagi vaadata, sest mul ei olnud ühtegi valikut. Mul ei olnud reaalselt ühtegi valikut ja mul ei olnud mitte ühtegi suunda. Mu ainukene teadmine oli, mida iganes ma pärast keskkooli teen, ma lähen kodust ära. Ehk lõppkokkuvõttes see valik langeb, ma ei saanud Tallinnasse kooli minna, Tallinna koolid olid aut. Tartut ma kartsin, mu algne mõte oli see, et ma lähen Ameerikas lapsehoidjaks. Oli minu siis ainukene idee, mille peale ma tulin. Ja siis see, kuna minu see õppima minemine oli väga teadlik valik selles osas, et mul ei olnud ühtegi varianti, aga emaga oli kokkulepe, aga vii paberid sisse, sest mina tunnen ennast hästi, ma ütlesin, no hea, küll emale võib ikka vastu tulla. Ja siis mu see, kuna ma olin ikka teadlikult mitte Eestis toimub kogu aeg kobiseme kooli kallal, õppekava kallal, sest just nagu te teate, mida teil elus vaja on. See, mida mul elus vaja käinud, on eraressunud, see on kogu aeg, see elu on nagu sibul, mis tihti tuleb kogu aeg avane. Aga elu on mäng, selles mõttes selle pildi mõte on see, et elu on mäng. Ja küsimus on see, et kas sina on nupp, kellega mängitakse, või oleks mängija, ja see otsus on sinu teha. Ja kui sa oled nii-öelda see nupp, et nii-öelda kogu sinu elu sõltub sellest, millised õpetajad on ja mida vanemad annavad ja millised võimalikud rakveres on ja kus iganes on. Kõigil on võimalikud, kui sa saad iga päev valikuid ja see valik võiks vastutada sina. Kui sina arvad, et sina oled ohver, et sina ei saa kuhugi minna, sest vihma sajab. Ja saad aru, et geenius on seal. Siis tänu sellele, et tal oli see ranna, kes talle ütlemata esitas tema idee Entroni konkursile. Siis tulemus on see, et tänu sellele ta sattus järsku ootamatult, sai mingisuguse eduelamuse, ta sai kiituse, ta sai tunnustuse, et ta on okei, isegi kui ta on ükskõik milline. Ja siis tulemus, et ta võitis ja siis seda lugu esitati, et vaadata, kui äge tüüp on. Rääkima, kui see algne lugu oli. Reaalsus on see, et tegelikult oli seda head mentorit vaja kiita, et tal oli nii palju jultumust, et minna vastu oma sõbra tahtmisele ja saata tema idee ja uskus reaalselt. Ja küsimus on jälle sulle, kas sina oled selline sõber, kes julgeks teha sellist asja? Sest sina käivitad võimalus tegelikult muuta elu. Vaatame, ma siin liigun ühesõnaga, aga see eesmärk, et kuigi me kogu aeg, mis ma sellest enesemeisterlikkusest räägin, on see, et jah, sina oled unikaalne. Ja see, mis tänapäeval nimetatakse, on selfide põlvkond. Ehk see praegune vanus, ma usun, et ka teie teete, et kui inimesed teevad reisi, nad ei tee enam nagu nii-öelda reisipilte, vaid nad teevad endast pilte. Et saabud tagasi tohutu kollektsiooniga pilt minust. Käisin reisil endaga, on sellised toredad reisid. Aga kui me räägime sellest, mis ma siis tööle võtta, on jah, te olete kõik unikaalsed tegelased. Aga see, milles seisneb elus edu, on see, kuidas sa oskad olla teistega koos. Ehk see, mis on minu töö eesmärk, on luua soleerimisvõimelisi inimesi, kes oskavad koos töötada. Ehk eesmärk ei ole meeskonnatöö, vaid eesmärk on koos olemine, nii et kõigil oleks tore. Ja võib-olla selline mõte, kui üldse midagi meelde jätta, siis ma tahaksin, et te jätaksite selle mõtte meelde. Meie kõige olulisem, absoluutselt kõigi, eranditult kõikide inimeste kõige olulisem võime on mõjutada enda ja teiste käitumist.
Ehk see, kui mina tulen hommikul klassiruumi ja kuna ma tean, et te teete seda, sest Eesti klassides on jube tüütu käia midagi andmas, sest sa ei ole inimene seal õpetajana, sest õpetaja ei pea Eestis inimene olema, siis ma ei ütle Eesti koolis tere ja ma võin tulla toriseda nõme ilm, millega me alustame kogu päeva, sest me Eestis on ikkagi selline, meie hümn on ilma kommenteerimine, isegi kui on olnud 3 nädalat väga ilus ilm. See on sinu valikus seda mitte öelda, sest nii kui sa astud sinna ruumi, sa mürgitad selle ruumi ära. Üks asi sa mürgitad iseenda ära, aga sa mürgitad teiste olemisega ära, sest sul ei ole võimalik teistmoodi mõelda. Ja saa aru sellest, et sa mõjutad kogu aeg. Kui sina kardad, seesama proaktiivne, et kui su klassis on üks inimene, kes julgeb algatada ja sa mitte kunagi ei ela talle kaasa, et küsida, kas ma saaksin aidata, isegi kui ma kardan, aga kas ma saan toeks olla, et ma näen, et sul on üksi. Või sa oled üks nendest paljudest, kes lihtsalt istub passiivselt öelda, ei, mina ei ole seda esinemistüüpi inimene ja mina ei saa mitte midagi teha. Ja see on puhas, minu minek, see on puhas ebaviisakus. Reaalsus on see, et sa oled lihtsalt enesekeskne. Ja see on see, kui ma ütlen üldse, et miks tegeleda oma ebakindlusega. Ükskõik milline sa oled. Kui sa oled ebakindel, siis sa oled isekas, sest sa tegeled kogu aeg enda kaitsmisega. Sest sul ei ole võimalik, sul ei ole aega näha teisi, sul ei ole aega arvestada mitte kellegagi, siis sa kogu aeg kardad enda pärast. Ja see on taaskord, see on väga inimlik ja see on väga pehme, aga reaalsus on see, et teistel on õudselt koormav sinuga olla. Ehk julge ennast avastada ja julge muutuda. Ja samamoodi on see, kui hästi paljud noored arvavad, et julgus on mingi asi, mis on kaasasündinud. Ei. Kui te olete ebakindlaks muutunud sellepärast, et te olete saanud valet tagasisidet. Te olete saanud tagasisidet, et sa ei ole piisav, mille tulemus sa ei julge mitte midagi teha. Julgemine ei tähenda seda, et sa ei karda. See on hästi oluline, aga saades väga paljud arvavad, et julged inimesed ei karda. Julged inimesed väga sageli kardavad veel rohkem, aga nad on otsustanud teha isegi siis, kui nad kardavad. See on sama asi, kui ma kardan esineda. Kui te tahate ennast arendada, on 2 asja, mida ma soovitan teil teha. Üks asi, te peate julgema pesast välja astuda. Kui te tahate areneda ja ennast avastada, siis te peate julgema minna ükskõik kuhu ilma oma sõpradeta. Kõige parem on minna mingit, ma ei tea, kes teist on käinud rahvusvahelises projektis juba? Tõstke käsi. No, liiga vähe. Võtke eesmärgiks, ühesõnaga gümnaasiumi lõpuks käige vähemalt ühes projektis ära üksi. Nii et te päriselt julgete minna võõraste inimeste hulka ilma turvavõrguta, sest sellest sõltub kõik. Sest õudselt lihtne on olla äge ja õiendada teistega, kui mu ümber on nii-öelda sõbrad, kes mind alati armastavad. Aga reaalsus on see, et üksi, nagu iseendaks saadaks üksi siiski. Selleks, et olla, ja kui ma räägin nagu see pilt, nii-öelda see minu unistus ühiskonnast ja sama teist on see, et kõik olete täiesti erinevad loomad. Minu see nii-öelda võrdlus, millega võrdlen ühiskonda, on segamets, vana mets. Vana mets on väga mitmekesine mets. See, mida me praegusel ajal koolis ja ühiskonnas teeme, me räägime seda, et kuused on väärtuslikumad kui haabad ja seetõttu me istutame kuuski. Ja mulle tundub, et see ühiskond, mida te iseendaga üritate ka teha, küsimus on, milline ma olen normaalne. Kas ma olen normaalne, kui ma olen siil? Sest tihtipeale me üritan ongi see, et kui mina inetu pardi peal lugu teate, et selles loos ei olnud luik kole, ta võrdle sellest pardiga lihtsalt. Ja selle loo moraal ei ole see, et pardid olid koledad, vaid lihtsalt luike ja parti ei saa võrrelda. Ja see on jälle see, mis asi endaks saamine on elutöö. Sa avastad kogu aeg, kes sa oled. Ja küsimus on see, et kas ma nii-öelda julgen olla luik, isegi kui ümber ei ole ühtegi teist luike. Ja nende piltide võib-olla see, mis ma mul on aeg otsa. Võta rahulikult. Ma arvan, et on väga põnev kuulata ka. Et lihtsalt nende piltide see mõte on see, et see tantsupilt, kuna ma arvan, et igasugune suhtlemine tantsimine. Suhelda ei saa üksi, tantsida ei saa üksi. Ja igava partneriga tantsimine, ma arvan, et ei ole õudsemat asja, kui on igava partneriga tantsimine. Ja kui ma tean, et me nüüd hea küll, sa oled võtnud, nüüd oled sa 5 tundi planeerinud tantsida, siis sa võtad mu tantsule ja siis ma tean, et ma saan 3 tundi suga ruutrumba põhisammu tantsida. See on maailma kõige igavam asi. Äge tants on see, kus mõlemad julgevad natukene mingisugust nalja teha vahepeal, mingi naeruväärse natuke olla. Ehk hea suhtlemine on ka, sa pead julgema olla naeruväärne. Sa pead võtma riski, et ma olen teistsugune. Ja selle pildi mõte ongi see, et koos tantsivad erinevad tegelased. Et me ei tantsi ühtmoodi, ma arvan, et tantsupidu ei ole unelm. Ma arvan, et päris elu ei ole tantsupidu. Päris elu ei ole selline koorilaul, kus me harjutame ühtemoodi õigeste laulmist. Päris elu on soleerivad mängikud, päris elu on orkester,
kus on palju instrumente ja kõik harjutavad oma pilli. Aga kõik need mängijad suudavad mängida üksi. Ehk ma võrdlen seda, et nii-öelda, mis tähendab koostöö, on nagu tähtkuju. Ja tähtkujus ei sära üks täht, vaid tähtkujus säravad kõik tähed üksi. Ja küsimus on, kuidas need säravad tähed koos töötaksid. Ja see on see asi, mida meil on vaja harjutada. Aga kui ma siin räägin veel, ma kohe siin võtan kokku, et miks ma siis ei võta, et kui ma oma töös olen väga palju rahvusvahelise projekte korraldanud, siis selle töö kõige õudsem osa, mis on kõige, ma arvan, minu kõige suurem visioon ja kõige raskem osa on Eesti noortega töö. Sest Eesti noored on passiiv-agressiivsed igavad tegelased. Ja see on loomulikult mitte kõik, aga 80%. Nad ei pane tähele seda, et ka mina olen inimene, nendega ei ole väga huvitav vestelda, nad ei viitsi, nad väga huvitav selle üle, et nad ei viitsi, nad on väga huvitav selle üle, et mina ei ole seda tüüpi inimene ja mina ei ole seda teinud ja mina olen ka ebakindel, et mina ei peaks seda tegema ja siis nad väga tihti ju arvavad seda, et nad on väga head suhtlejad, aga see tähendab seda, et mina pean suhtlema hakkama. Ehk nad on väga head intervjueeritavad, ehk nad vastavad jah, ei tea. On keegi vastanud ei tea mingile küsimusele? Ei tea, eks ju? Ei tea, kas oled? Ma annan teile ühe ülesande, siis oli coaching ülesanne, ära mitte kunagi vasta ei tea. Kui sa ei tea sel hetkel vastust, siis vasta seda, et huvitav küsimus, las ma mõtlen, aga ei julge vastata. Ja sa tead alati, ma ei tea, on enesekaitse puhtalt. Ja see on kõige tüütum asi, on see, kui sa ei tea. Ja need inimesed, need noored, keda ma siis võtan tööle, on need, kes julgevad õppida, julgevad küsida, julgevad uudistada. Annab sulle tohutu eelise. Need, kes on küsimus esitanud, teie olete umbes 10 sammu eespool. Ja kui te nüüd täna siin julgete mõne korraldajaga minna veel rääkima ka, siis uskuge mind, siis te olete 100 sammu teistest ees. Sest kuigi võimalused on kõigil täpselt samasugused, nii-öelda mina ütlen seda, et elu pakub sulle kogu aeg tuleb kandiku peale ühe šambapokaali, aga sina pead seda vastu võtma. Ja võib-olla selline siin lõpetaks nagu see lugu, kuidas minu karjäär alguse sai, siis see karjäär, mida ma ei teadnud, ma tahan. Kuna ma ei teadnud, mida ma tahan teha, siis minuks tänased päevad väga hea sõber õppejõud käisid meil ülikooli viimasel kursusel minna samasugusele üritusele, mis oli paduigav või surmigav üritus, kuhu me läksime Pärnu teatrisse. Aga seal garderoobis oli ääre peal oli buklet, et Saksamaal toimub seminar Youth Work and Youth Policy. Ja see mind tohutult niimoodi kuidagi südakas põksuma, ma ei teadnud küll, mis asi see on, aga tundus, et mingi põnev asi. Tasuta. Nii selleks, et sinna saada, oli vaja täita ankeet. Mis te arvate? Mis ma tegin? Jube põnev oli, tasuta oli, Saksamaal, kõik oli väge. Nii, mis ma tegin? Ei täitnud ankeeti, sest kuna mul oli 0 enesehinnang, ma ei teadnud, kes ma olen, ma ei osanud seda ankeeti täita, lahendas, et ma ei taha minna. Et see ankeeti täitmata, see võimalus oli olemas. Maailmal oli teine plaan minuga, 2 kuud hiljem pöördusid minu poole minu 4, see on ka selline loomoraal, minu 4 väga head kursaõde, kes olid nagu supp ja saabas. Nemad tegid kõike koos. Natukene selline okjahmatkal olid nemad. Ja nemad pöördusid minu poole probleemiga. Selgus, et nemad julged tüdrukud olid ankeedid täitnud ja saadud ankeedid ära. Aga siis nad said vastuse, oi kui tore, te kandideerite, kahjuks meil ei ole kõigile 4 kohta, saab valige endale 1. Aga kuna nemad olid nii head sõbrannad, siis nemad ei tahtnud üksteisele haiget teha. Ja seetõttu pakkusid nad selle koha mulle. Kuna ma teadsin, mis see on, siis ma läksin, ostsin pilet ära ja läksin. Ja seal ma kohtusin Eesti Noorsootöö Keskuses töötava Ingridiga, kellelt ma sain praktika ja 2 kuud hiljem ootamatult olin mina siis Eesti Noorsootöö Keskuse rahvusvaheliste suhete peaspetsialist. Ei teadnud küll, mis see noorsootöö on, aga noh, hea küll, seal sai kõik alguse. Aga küsimus oli see, et jah, alguses selle ebakindluse pärast ma ei kasutanud võimalust. Ühesõnaga, ma arvan, et Jumal andis mulle teise võimaluse, et sa oled veel nii loll, et sa ei võta seda nüüd ka vastu. Aga ma pidi ühesõnaga, ja kõik asjad hakkavad sellest peale, kui sa teed midagi. Kui sa kardad, siis kui sa märkad seda, et ma ei tee midagi, et sa kardad, koju kinni jäämine, arvutis sõpradega chattimine, arvuti mängu mängimine on kõige lihtsam valik, aga see ei vii edasi sind. Ehk ma tean seda, kui haprad te olete ja ma tean seda, kui ägedad te kõik olete. Julgege midagi teha. Nagu võta risk, ütle endale peas seda, isegi kui ma nüüd kukun ja isegi kui nagu see papagoi ja kukungi alla, ma proovin ikkagi. Ma loen see hetkel pukki ja seal oli samamoodi notsu kukkus ja siis isegi kui see arg notsu otsustas, et nojah, et isegi kui ma nüüd kuu peal olen, siis ma ikkagi püsti pean ikkagi tõusma.
nii et selles mõttes, et kui sa oled perekonnast, kus on, ma ei tea, alkoholiprobleemid, vägivaldsed probleemid, kui sa oled oma kehaga impus, mida iganes, usu mind, sellest saab edasi minna. Sest sa pead, kui keegi teine sind päriselt ei armasta, siis sa pead seda iseennast armastama, isegi kui sulle tundub, et ma olen friik. Ja see on see, mille sa oled kõik, selles mõttes, et ära diagnoosi, ära kivistu, aga avasta iseennast. Ja selles mõttes, et see on aga tee, mida see on ainus viis, kuidas edasi minna. Ja ära tuubi ainult, vaid mine koge, mine tee ja võta risk. Selles mõttes, sa võid minna mingisugusele võõrale üritusele ja olla seal ka kõige vaiksem liige, aga mine julge olla kohal vähemalt. Kuna ma siin hetk ma koolitan ka avaliku esinemise hirmust ülesaamist, ja see kõige õudsem asi, mis on avaliku esinemise hirmu tagajärg on see, et inimesed ei julge koolitusele minna, siis nad muutuvad, lihtsalt see on näide sellest, mida tähendab enesekestsus, mida tähendab ebakindlusele enesekestsus. Nad muutuvad nii enesekestseks, et nad ei saa minna sellisele konverentsile, sest nad arvavad, et kui nad uksest sisse tulevad, siis neid palutakse kohe lavale. Ehk nad arvavad on nii tähtsad, et neid palutakse kohe rääkima tulla ja see on juba selline patoloogiline juhtum. Nii et kaitsegi iseennast oma hirmu eest. Hirm on meile loodud kaitsmiseks, mitte siin takistamiseks. Nii et te olete väga ägedad, aga selleks, et teised arvaks ka, et te ägedad olete, peate teie võimlema. Ja vahel noored unustavad selle ära, mitte kellelgi ei ole kohustust teid tahta. Ei tööle, ei oma kollektiivit, selle kõlumise töö pead sina ära tegema. Ma tudengitele räägin samamoodi, ükski juhendaja ei taha ühtegi tudengit juhendada, sest need on nii kohutavalt palju tööd. Ja kui ma näen, et sul on üks õudne tüütus, siis ma ei taha sind juhendada. Kui sa tahad saada maailma kõige paremat tööandjat, kõige paremat juhendajat, kõige paremat õpetajat, siis sa pead temast hoolt kandma. Ja sina pead veenma, et sinu võtmisega mu elu ei muutu raskemaks. Ja see on see, mida enam noored on, kuidagi unustavad ära, et ma ei pea sind tööle võtma. Sina pead veenma, et kui mina sind tööle võtan, siis minu elu muutub lihtsamaks. Ja see on taaskord selline sinu, see on puhas flirtimisoskus ja puhas hõlgumisoskus. Nii et ma soovin teile head hõlgumist. Ja see on ühte ärge unustage, et ei pea teada, kes olete hetkel. See on sibul, ikihaaval. Avastad, proovid ühe uue kostüümi ära ja avastad, see pole minu roll. Ja see endaks saamine on elutöö ja see võtab väga kaua aega. Nii et edu teile. Väga põnev. Nagu päriselt, ma olen nii loomatud. Kas on äkki, kes tahab küsida midagi? Võib panna saalis küll tuleb põlema. Ja julgelt tõstke käsi. Ja. Siinu on ju esi ja näed. Ma tean küll, et ma olen väga kõikide esinejate puhul midagi küsinud, aga nii on. Aga ma tahtsin küsida seda, et kui sinuga on jutu näiteks Lehvita. Ma ei näe, kus sa oled. Lehvita. Tõuse püsti. Et näiteks, kui sinu puhul on juhtunud see, et sa oled küsinud, pakume näiteks klassikaaslaste käes, et näiteks teeks mingi etendus või midagi niisugust. Juhuu, teeme midagi. Aga nad ütlevad, et ei, me ei julge, me ei taha, see on nõme. Et kuidas nagu tekitada seda olukorda, et kutsuda neid kaasa? Et saata nii-öelda seda kohta, et tulge nüüd, ma üritan nagu neile teha nagu midagi, mis neile võiks meeldida, eks ju. Aga nagu, kuidas nagu neid aidata veel nagu selles mõttes, et nad tuleksid sinuga kaasa ka, et nad tahaks juba kaasa tulla. Aitäh küsimuse eest. Kas neid slaide saab korraks tagasi panna või? Ma kohe sulle ütlen, mul on sulle, see on selline, kuna mina kindlasti, et on inimesi, keda motiveerib koos nagu selline meeskonnatöö, siis mind kindlasti meeskonnatöö, minul nagu lihtsalt grupis olemise pärast mind ei huvita. Mind huvitab toredad inimesed grupis olema. Oota nii, mingi edasi. Oota kohe. Veel. Oota, kui ma ei tea, võib-olla peab tagasi minema. Oota, vaat, proovime. Ja, nii, ühesõnaga, mine veel tagasi. Niiviisi, oota, veel otse järgmine. Need on erinevad grupid. Ja selles on hästi oluline, nii, mine sinna tagasi. Nii, väga palju, ma arvan, klassid, sina siin väga hea, nii, väga palju klassid on sellised grupid. Ehk reaalselt on see, et olete sinna kogemata sattunud kokku. Ehk sa ei pea tegema need inimesed, kes klassis, see, kui sul klassis leiab, et tal on mingi väga sellise inimese, kellega see klapib, see on imelugu, sest see tohutu haruldane asi. Ja ma saan aru, see on kuidagi hästi lihtne grupp, kes ümber on. Tegelikult on see, et päeva lõpuks mina ei pea seda rongi vedama. Ja see, mis sa pead tegema, sa saad aru, et sa käivitad ja sa oledki nagu julged juhtu olla, sa julged käivitada, siis vahel on vaja julgeda teine grupp leida. Eks ma ka olen üritanud, see on see, et minu tähelepanu
jutudes on nagu tulnud välja hästi tugevalt see, et inimesed kardavad ise olla see, kes nad on. Nad kardavad just erineda. Ja see erinevusoskus või see võib küll õppida, aga ja nagu ka ütles vist Maive Hiine, et see ei ole nagu halb. Maive Hiine, kes inimesed. Aga et see, et sa oled teistsugune, kuidagi tundub, et jääb hästi takistuseks. Ja aga see näide, mis on toodud sama asi, mis ma ütlesin, et see, et mina kardan, on sulle jube koorem. Et kui te olete seal klassis ja keegi jäi küsimusele see, et sa pead kõiki asju tegema, mida keegi pakub, aga sa saad normaalselt vastata. Sa võid öelda seda, et jah, see ei ole lihtsalt mind mulle, aga kui sa ütled absoluutselt kõige ei, et see on ka selline võib-olla üks mõte, et kuigi teid õpetas kogu aeg ei ütlema, siis uskuge, et elus juhtuvad kõik toredad asjad siis, kui sa jah ütled. Ehk tihtipeale on siiski paljudel inimestel vaja treenida seda, aga ütleks nüüd äkki jah vahetuseks. Ja siis ma lihtsalt see järgmine pilt, mida väga paljud sellised aktiivsed noored on kogenud, mis nad vihkavad meeskonnatööd, on nad kogenud sellist meeskonnatööd. Ja see on väga tore, et üks juhib ja teistel on jube lõpus, aga see, kes juhib, on lõpus väsinud ja ta võib ära surra selle pärast, sest ta on lämmub ära. Aga päeva lõpuks on lihtsalt see minu sõnum nendele, kes nad käivitavad, siis sa käivitad võib-olla vales kohas, et julge otsida seda õiget kohta. Käivitamiseks on juba mõtteid võimalusi. Ja, aga selles mõttes on, et vahel on vaja aru saada, et küsimus pole selles, et sina teed midagi valesti, vaid vahel sa käivitad vale masinat. Aga kuidas ei käivitad masinat? Siis pead otsima. Öeldakse seda, et kui sa ei otsi, siis sa ei saa võimalik leida ka. Ja sa proovidki. Et selles mõttes, et samamoodi minu töö on, et ma võin ühe projekti ära teha, saan aru, et ma ei taha seda kunagi rohkem teha, sa proovid uuesti. Et sa nii-öelda selle käigus õpidki. Ja teine küsimus on see, et mitu projekti teil üldse olnud kokku olnud selles hetkeks, kui te alustasite seda MTÜ-ga? Hea testiga või? Jaa. Ahah, nii minu see projektide tegemise, ühesõnaga ma olen kõiki oma asju alustanud sellest sisetundest, et toimub vahva asi, siis ma olen väga, ma arvan, minu tugevus on minu naiivsus olnud tegelikult reaalselt. Ma hakkasin samamoodi tänu sellele, et ma siis sinna Saksamaal läksin. Kui ma sinna tööle läksin, siis lihtsalt mõned kolleegid korras noortevahetust ja siis need oli abivaja. Ja tänu sellele projektile ma avastasin oma liiduvõime. Ja siis ma vaatasin nii äge asi ja siis ma tahtsin tegelikult projekti teha, sest me panime hästi grupile nii piinliku nime, et see CV oleks jõudnud välja, et see raha saanud. Aga siis lihtsalt oligi kunagi ammu mul ja siis me lihtsalt korraldasime noortevahetuse ja siis tänu sellele, kui ma minu karjäär on alguses saanud tänu 2 väga nõmega ülemusele. Ja kui ma tänu nende 2 nõmega ülemusele otsustasin, mina ei taha nõmega inimese alguses töötada, ehk valik oli töötamise enda alguses. Ja siis ma alustasin hea asja tänu sellele, et ma ei tahtnud lihtsalt seda kellegi teisalt teha. Aga selleks hetkeks ma olin tegelikult ühe projekti. Ja siis me käime selle projekti ühe projekti, kui selle organisatsioonil olime ühes projektis. Siis me käisime trööniga, aga tänasest päevaks on 13 aastat ja umbes 160 000 inimest meie projektis käib umbes üle 500 projekti on toimunud juurde. Ja mis on kõige eelsam projekti, millest on kõige õõsam? Jaa, kõige sellega, kus on kõige rohkem positiivsust olnud ja just kõik on kaasa lüüa. Ma lihtsalt tegin